Nii, tere hommikust, head investorid. Käes on 23. aprill, kell on 9 ja me alustame Coop Panga esimese kvartali finantstulemuste investor presentatsiooniga. Ja traditsiooniliselt me teeme koos seda Paavoga, Paavo Truuga, meie finantsjuhiga. Eina alustan, Paavo jätkab, et kogu selle esituse käigus on võimalik esitada teile küsimusi. Q&A nupp on seal kusagil üleval paremas nurgas. Ja vastame sellele lõpus ja kokku maksimaalselt 30 minutit võtame teie ajast. Nii, aga lähme siis liikvele. Et esimene kvartal, kõige olulisem kindlasti see, et selgelt on näha, et majanduskeskkonnas on positiivseid värve, et kui me seda juba aasta lõpus nagu arvasime, et see võiks niimoodi olla ja veebruaris aasta tulemuste kokkuvõttes olid esimesed märgid näha, siis esimene kvartal on selles suunas tegelikult jätkunud, et eelkõige väljendub see selles, et ettevõtjatel on täna selgelt pärast seda kahte ülimalt nõrka aastat tekkinud julgus uusi äriplaane ette võtta, laenukomitee teeb tööd, et selles mõttes on Eestis majandus pöördunud. Me ei saa öelda nagu niimoodi, et meil oleks nina püsti, aga meil on selgelt nina on tõusnud ettevõtjatele, et jah, tuleb tunnistada, et natukene nüüd viimastel nädalatel või kuul seal üle lombi aktiveerunud kaubandussõda ja tollid mõjutavad ka meie ettevõtjaid. Kui rääkida ettevõtjatega, siis mõningad sellised kõhklused on uuesti tekkinud, aga ma väga-väga loodan, et see ei tapa seda entusiasmi ära, mis ettevõtjatel hakkas aasta lõpuks tekkima. Et seda on väga-väga vaja selleks, et Eestis majandus läheks uuesti kasvama. Esimene punkt. Teiseks, loomulikult oleme me langevate intresside keskkonnas jätkuvalt ja eelkõige väljendub siis selles, et pankade tulud on täna langemas. Nii intressitulud kui ka intressikulud, et intressitulud langevad kiiremini, kuna intressitulud meie aktiva pool on Euriboriga seotud ja Euribor muutub iga 6 kuu tagant, et hoiused on, tähtajalise hoiused on peaaegu nagu aastase tsükliga, et selle tõttu on tulud täna languses ja ma arvan, et ei ole täna panka, kes raporteeriks oma kasumi kasvust, et see on kõigi pankade probleem, et 2 aastat tagasi, 2 viimase aasta jooksul oli pankade kuldaeg, et intressid tõusid meie tulud, et nüüd me oleme tsükli teises ääres, et kus me siis näeme langevaid kasumeid. Aga see, millega eelmise punkti kohta võiks öelda, et siin ei sõltu palju meist, et me lihtsalt võtame neid uusi intressimäära muudkui sisse, et selle kujundab turg, siis 3. punkt sõltub väga meist, et see on ärimahtude kasv, et Coop Pank on kasvustrateegia pank, me oleme alati öelnud, et me igas keskkonnas teeme maksimumi ja taaskord on hea meel teile raporteerida, et me oleme kasvanud ka esimeses kvartalis 2 korda kiiremini kui turg. Et kui turul on laenuportfell, turuandmed ei ole veel märtsikuu kohta, et ma räägin siin praegu jaanuari ja veebruari kohta, et jaanuaris-veebruaris Eestis pankade laenuportfell kasvas circa 10%, Coop Pangal kasvas 19%, et me peame kinni sellest lubadusest, mis me oleme aktsionäridele andnud, et kasvada ja viia ellu oma kasvustrateegiat, ja kasv on tulnud väga ilusasti kodulaenust ja ärikliendi segmendist, et tagasihoidlikum on esimene kvartal olnud autoliisingust planeeritult ja kõik me teame, mis selle põhjus on, et väga suur autoliisingu äri käis eelmise aasta lõpus, et selle aasta esimeses pooles tagasihoidlikum, aga vaatame sellele tegelikult meil ka siin päris ilusad numbrid ja tarbimisfinantseerimises ka tagasihoidlikumad tulemused. Mis on väga hea on see, et jätkuvalt laenuportfelli kvaliteet püsib ülikõrge, et nagu Paavo siin näitab varsti ka lähemalt, aga põhimõtteliselt esimene kvartal oli meil, nii ilusad kvartalit ei ole vist isegi olnud, et kus laenuprovisioonid oleks olnud nii madalad, nagu meil eelmine kvartal olid. Ja 2 viimast asjast, et kui me siin ütlesime viimati veebruarikuus teie kohtudes, et pandikirjadeks emiteerimiseks litsents on olemas ja töö käib, siis tänaseks on need pandikirjad ülimalt edukalt emiteeritud. Raha on meie kontole laekunud. Me saame seda raha kasutada nüüd oma finantseerimistegevuse sellega jätkamisele ja eelkõige on see meile oli oluline selleks, et meil tekiks siis passiva poole peale hoiuste kõrvale stabiilne rahastus, et stabiilne ressurss.
ja see on meil tänaseks olemas, et suur töö viimase aasta jooksul ära tehtud, raha kodus, teeme äri edasi. Ja emotsionaalselt kõige ilusam hetk esimesest kvartalist oli kindlasti see, et kui me saime teada, et Emor mõõtis ära, et siis esimest korda selle 8 aasta jooksul, mis me oleme tegutsenud, kliendid hindasid Coop Panga Eestis kõige enim soovitatud pangaks. Et me oleme selle nimel kõvasti tööd teinud, pidasime rindasin teise kodumaise pangaga ja tänaseks nüüd siis siin 2025 me selle võitluse võitsime, et see on suur eesmärk olnud ja väga hea meel on kogeda, et meie tiim on selle ära teinud. Et see oli nüüd kvartali märksõnad ja siit ma annan sõna edasi Paavole, kes siis teeb süvasukeldumise juba konkreetsetesse numbritesse. Tere ka minu poolt, jah. Vaatame nüüd korra sisse, et millest see kvartali tulemus kokku tuli. Et nagu Margus ütles, siis meil põhilised ärimahud on kõik kenasti kasvanud. Laenuportfell, kliendid, arveldavad kliendid sealhulgas isegi väga hästi ja hoiuse maht ka. Hoiuste dünaamika juurde ma tulen natuke hiljem tagasi, kui me räägime korra pandikirjad, et siin on pandikirja emissioon, seda hoiuse juba toimunud dünaamikat ja lähikuudel toimuvat mõjutab hästi kõvasti. Ja puhaskasumi nurgas on selgelt näha, et meil 4. kvartal möödus seal ja ka teine hästi oluline komponent, et me 4. kvartalis laenuportfellis kasvasime hästi tugevasti. See tõi endaga kaasa kohe ka provisionide tekkimise uuele laenule. Nii et see on nüüd efekt, mis meil esimeses kvartalis on ka peaaegu olematu ja kohe näeme, et kui väiksed meil need provisionid olid esimeses kvartalis. Et nagu siis tegelikult juba mitu kvartalit see trend on, et meie netointressitulud on tugeva surve all, et see intressi keskkonnatsükkel tõesti on selline, et meie tulu poolt genereerivad euriborid kukuvad üsna kiiresti ja passiva hinnastuvad küll järgi, aga mõningase viitajaga ja see tegib siis selle, et meil juba õige mitu kvartalit järjest netointressitulud on surve all, mida me siis kompenseerime teistpidi ärimahtude kasvuga ja nüüd ongi nagu võitlus siis selle vahel, et kas see intressisurve on kiirem või ärimaht on kiirem ja eks see võitlus jätkub siin ka järgmistel kvartalitel. Nii et kokkuvõttes siis netoefektina seekord siis 4. kvartaliga võrreldes meil netointressitulu langus, aga nagu öeldud, et teistpidi on hästi tugevalt olnud kulude kokkuhoid, seda nii tegevuskuludes kui muudes kuludes ja muidugi siis see provisjoni rida, mis tõesti esimeses kvartalis oli siis ainult 200 000 eurot provisjone ja see teistpidi on küll aus öelda, et ei ole nii-öelda jätkusuutlik ja korduv tase, et me kindlasti ärimahtude kasvades provisionid pigem teeme rohkem kui see esimene kvartal, et siin oli mitmeid ühekordseid või individuaalsete provisionide vabastamisi tulenevalt sellest, et kas laenud maksti tagasi või siis need probleemid mingit muud moodi lahenesid. Kui me võtame võrdluse nüüd tagusega võrdlus, ehk siis esimese kvartaliga võrrelda aasta tagasi, siis võib-olla kõige olulisem plokk isegi on siin kõige all, mis räägib meie efektiivsuse ja intressimarginaali näitajatest. Et siin see pilt kirjeldub või näeb täpselt selline välja, nagu tuleb olema, ehk et meie finantseerimise kulu on küll kukkunud 0,7% punkti, samas netointressimarginaal kiiremini, kui see finantseerimise kulu langus on. Ja selle käigus siis on meie nii ROE kui NIM-i näitajad tegelikult tulnud tagasi sinna õigele pikaajalisele tasemele, et eks me teame, et siin viimased paar aastat me oleme nautinud pigem head efektiivsust selle intressikeskkonna tõttu, et nüüd me oleme tagasi normaalsuses. Laenuportfell jätkab kasvu ja esimeses kvartalis on selgelt näha, et nii ärilaen kui eralaen on kasvanud üsna ühtemoodi.
see on meie käekiri olnud ka varem. Kokkuvõttes ka meil on ärilaenu ja eralaenu portfellid umbes ühe suurused. Nii et seda balanssi me tegelikult hea meelega hoiame. Ja mida Margus siin korra mainis ka, et liisinguturg, et autoliisingus oli möödunud aasta lõpus kõva buum. Me tegelikult isegi arvasime, et selle aasta alguses portfellid võivad ka lausa väheneda tagasi makstavate või amortiseeruvate liisinglepingute arvelt. Me tegelikult oleme selle koha pealt isegi olnud tublimad, kui me arvasime. Ehk siis meil portfell on stabiilne ja see isegi meie ootusi kergelt ületab. Ja intressi tulude poole peal siis on näha seda kvartalist kvartalisse korduvat langust ja selle sees tegelikult on eelkõige Euribor, aga aus on öelda ka, et ka meie marginaalid äriliinide lõikes on langenud, nii et see on siis turukonkurentsi töö. Kui me võtame äriliinide kaupa, ega siin üllatusi väga ei ole, et tegelikult see käitumine ja joone kuju on kõikides äriliinides loogiline ja ühesugune, erandiga siis tarbimislaevade nurk, kus Euribor meie intressituludes ei osale, see on fikseeritud intressiga laenud eelkõige ja seetõttu siis ka selles keskkonnas intressilangus oluliselt väiksem, ehk siis siin me näeme puhtalt konkurentsist tingitud marginaali langust. Portfelli kvaliteet jätkuvalt väga hea, meie nii lühiajaliste kui pikaajaliste võlgnevuste osakaal kogu laenuportfellist on siin nende vaadeldavate kvartalite jooksul isegi langenud. Tõeudis olgu öeldud, et siin tõesti paar aastat tagasi olid need näitajad veel omakorda väiksemad, aga jätkuvalt on portfell väga hea ja seejuures see roosa osa, mida te näete siin graafiku ülemises plokis, et see on siis see pikaajaliste võlgnevuste osa, et see on ka absoluutnumbris, teeb siin väikseid kõikumisi, aga pigem väga stabiilne, ehk siis, et portfelli kasvades tegelikult see osakaal pigem isegi nagu on vähenenud, mitte kasvanud. Et selles mõttes kvaliteet väga hea. Ja nagu siis oli öeldud, et krediidiriski kulumäär, mis siis väljendub ka kasumiaruandes seal allahindluste ja krediidiriski kulu rea peal, et see esimeses kvartalis oli anomaalselt madal. Me ei ütle, et see 0,0 või siis 0 lähedane number nüüd kuidagi moodi jätkusuutlik on ja nii jääbki, et pigem on ta ikkagi siin 0,3–0,4% kandis ilmselt see pikaajaline tase, aga see tuleneb ka siis sellest väga selgelt, et kas portfell kasvab jõuliselt, sest iga uue laenuga me kohe teeme provisjone ja teiseks, et kas tekivad või lahenevad siis mingid individuaalsed juhtumid. Laenuportfelli kvaliteet äriliinide lõikes üllatusi ei paku, selles mõttes suhteliselt igav jutt, et isegi ütleks, et ärilaenu poole peal, kus on klassikaliselt võib-olla hirmusid kõige rohkem, eriti segastel aegadel, siis siin on meil portfelli kvaliteet kohe nagu erakordselt hea. Viivitajad esimesest päevast jätkuvalt umbes 1% ümber, see on tõesti silmapaistev tulemus ja ka pikaajalise probleemi, ehk siis seda roosat kihti on siin väga-väga vähe. Erakinnisvara poole peal sellist lühiajalist võbelust on näha, tõsi küll üsna stabiilses mahus, aga teistpidi jällegi taas see roosa kiht, ehk siis pikaajalised probleemid on üsna olematud, nii et me tegelikult oleme väga rahul selle portfelli kvaliteediga. Eratarbimislaenus isegi pikaajaline trend paremuse suunas, ehk siis, et meie viivitajate hulk pigem väheneb portfellis ja eks see on muuhulgas tingitud ka aina rohkem karmistuvatest vastutustundliku laenamise reeglitest. Aga tulemus on objektiivselt selline, et portfelli kvaliteet paraneb. Ja hoiuseintressid languses kindlasti, eks tähelepanelikumad investorid ja hoiustajad on näinud, et kohalikud pangad on oma hinnakirjasid kohendanud jooksvalt allapoole ja see muidugi meie kasumiaruandesse tuleb teatud viitajaga, sest tähtajalised hoiused eelkõige on siis hinnastuvad ümber ikkagi siis, kui hoiuse tähtaeg saabub. Aga trend on selgelt languse suunas, see trend veel kindlasti jätkub ja see on siis selline üle turu trend. Mis on meie pangaspetsiifiline asi, on siis see pandikiri. Me tegime märtsikuus 250 miljoni euro ulatuses pandikirja Euroopa investoritele ja selle raha arvelt me nüüd siis saame restruktureerida oma passivat mõnevõrra. Et eelkõige me siis keskendume sellele, et me laseme välja voolata või siis vähendame Raisini platvormi kaudu finantseerimise mahtu. See oli meil aasta alguses üle 300 miljoni, täna on alla 300 miljoni ja me tegelikult seda mahu vähendamist veel jätkame. Ja see on siis üks plokk, mida me passivas vähendame. See on olnud ka väga kallis või suhteliselt kallis raha, nii et selle vähendamine on ka kasumiaruandele kõige suurema mõjuga.
Ja teine plokk, mida me vähendame, on siis suured korporatiivhoiused, mis on ka pigem kallid ja pigem ebamugavad riskijuhtimise perspektiivis. Nii et need on need plokid, mida me vähendame. Kohalikku arveldavat igapäevapanganduse klienti me teenindame täpselt sama suure isuga edasi nagu varem, et seal me kindlasti meie soov neid pardale võtta ja kaasata ei ole sendi eest vähenenud. Ja see on nüüd siis pilt tausta infoks, et kuidas meie panga näitel siis on see intressitsükkel möödunud pikema perioodi jooksul, et 2022. aasta teisest kvartalist on siis numbrid siin, et kuidas siin oli siis intressitulu pool läks ülesse ja nüüd ta on tulnud juba päris mitu kvartalit alla ja intressikulu pool samamoodi ja siis see lillakas joon siin vahepeal kujutab siis puhas intressitulu marginaali, mis on tulnud tagasi normaalsele tasemele ja võib-olla isegi veel natuke allapoole, et selle 2 aasta jooksul on tegelikult turul toimunud üsna tugev marginaalide võitlus ka. Nii et lisaks sellele, et Euriborit naasevad normaalsele tasemele, tegelikult marginaalid on isegi madalam 2 aastat tagasi, et see siis seda meie netointressi marginaali numbrit pigem survestab täiendavalt veel alla. Ja parempoolne pilt on siis miljonites eurodes, siis absoluutsummades, et palju meil siis raha kasumiks jääb. Et netointressi tulu siis miljonites eurodes ja siin on näha, et me läbi selle tsükli oleme ärimahtude kasvuga nii palju suutnud ikkagi ära teha, et vaatamata sellele, et siin vahepeal on siis intressimarginaalid tulnud tagasi sellele tasemele, kus nad varem olid, siis meie netointressi tulu miljonites eurodes on siiski oluliselt kõrgem, kui ta oli 2022. aastal ja see ongi see tööriist, millega me selle intressimäärade languse vastu peame võitlema, on mahukasv. Ja hea uudis on see, et meil, nagu Margus ütles, mahukasv jätkub, meil on selleks olemas kõik tööriistad ja vahendid. Klientide arv on kasvanud ka väga toredasti ja siin võiks tähelepanu juhtida selle, et kui meil kokku klientide arv on kasvanud aastaga 12%, siis arveldavate klientide arv 21%, ehk siis, et see aktiivsus on tegelikult selle ajahorisondil siis ei kasvanud. Selle hästi tugeva vundamendi ladus tegelikult möödunud aasta sügisel toimunud turunduskampaania, kus me kliente hästi tugevalt aktiveerisime. See oli edukas kampaania, seetõttu meil tuli aktiivseid kliente kõvasti juurde ja tuli ka nende aktiivsete klientide poolt meie soitavat raha kõvasti juurde. Nii et selle tagajärjel on siis see aktiivsusnäitaja jätkuvalt väga hea. Kapital, mis on panga kasvuks väga vajalik, kapitaliga on meil jätkuvalt seis tugev, et nagu näete siin paremapoolses slaidil, punktiiriga on siis regulatiivsed nõuded, sealhulgas Pillar 2 suunis ja meie tegelik kapitali näitajad on kõik sellest julgelt 2-3% punkti üle, ehk siis, et see on piisav puhver, et kasvu jätkata. Ja nüüd selle esimese kvartali numbrite sees peab korra veel mainima, et võib-olla kes natuke rohkem asjaga kursis on, teab, et 1. jaanuarist hakkas Euroopas kehtima uus kapitali regulatsioon, nõndanimetatud CRR3 pakett ja siin need numbrid juba võtavad seda CRR3 mõju arvesse. Et peab küll ütlema, et kapitali suurusele mõju see ei avaldanud, see avaldas mõju tegelikult riskiga kaalutud varadele eelkõige ja operatsiooniriski suurusele ja sealt Coop Panga näitel tegelikult negatiivset mõju summaarselt ei tulnud. Seal oli liikumisi, teatud laenutüübid said suurema riskikaalu, teatud laenutüübid väiksema, aga netomõju ta oli olemas, aga ta oli üsna pisike ja pigem meie soodsas suunas. Nii et siin on siis sellist mõju ka sees. Likviidsus näitajates siin LCR kui ka NSFR, aga eelkõige LCR, nagu näete, on teinud väga tugeva hüppe ja siin on selgelt põhjus selles pandikirja emissioonis. 250 miljonit eurot tuli märtsikuus meile sisse ja seda me ei Raisini ega teiste hoiuste vähendamise kaudu ei olnud veel välja saatnud ja siis on see likviidsusnäitaja nii kõrge. Et meil tegelikult pikaajaline tase kindlasti ei ole hoida 260% LCR-i, et sinna 200 ümber on absoluutselt piisav puhver, et regulatiivne norm on 100. Ja kõigi selle tulemus on siis tulemusnäitajad, et tulemusnäitajatest me jälgime eelkõige tulu-kulu suhet ehk CIR ja omakapitali tootlust ja siin on näha, et me oleme mõlemas tegelikult üsna sellel tasemel, mis me ütleme, et strateegiline eesmärk on, ehk siis, et alla 50% kulutulu suhe ja omakapitali tootlus on ka nüüd naasnud, nagu öeldud, pikaajalisele normaalsele tasemele, et see 15% kandis me nüüd esimeses kvartalis ka olime sellega
väga rahul. Ja nüüd kolmas näitaja, mida me siin jälgime juurde, on siis meie tegevuskulude suhe laenuportfelli. Et siin on isegi selgelt näha, et tänu sellele, et me oleme kulud võtnud hästi korralikult kontrolli alla, siis esimeses kvartalis on see näitaja silmnähtavalt paranenud võrreldes möödunud kõikide kvartalitega. Et see on selgelt selline pikaajaline ja jääv eesmärk, et see suhe peab tulema paremaks. Aktsionäride pildi peal ei ole nüüd küll ühtegi sisulist uudist, et meie aktsionäride struktuur on umbes sama nagu ta oli. Aktsionäride koguarv tasakesi näitab vähenemist, sest börs on suhteliselt passiivne, aga üldiselt oleme jätkuvalt väga õnnelikud sellele, et üle 35 000 aktsionäri meil on ja kavatseme neid hästi teenindada. Aktsia hinna osas suuri uudiseid ei ole. Väiksed põrked siin on tekkinud aasta alguses, aga suhtes üle 2 euro see hind täna on ja see on siis suhtarvu mõttes on ta enam-vähem meie raamatupidamisväärtuse juures kaupleb. Nii et kui me ütleme, et meil jällegi raamatupidamislikule omakapitali anname ligi 15% ROE-t, siis tegelikult see on ka aktsia investeeringu kohta umbes samasugune tootlus ja seda väljendab siis see PE näitaja, see 6-7 vahel, mis jätkuvalt peaks olema küll investoritel atraktiivne. Et kui kuidagi kokku võtta see kvartal või ka vaadata tagasi kogu aastale, et siis võib-olla 2-3 märksõna ongi, et me kindlasti jätkame kasvu. Meil on siis kasvuks kõik võimalused olemas, nii likviidsus, kapital kui tooted. Kasum on aastatagusega võrreldes mõnevõrra vähenenud, aga nagu Margus ütles, et see on sektori omapära, et kindlasti mahu kasvuga tahame seda intressikeskkonna langust kompenseerida ja töötame selle nimel, et kasum ikkagi pikas perspektiivis kasvaks pigem ja vähemalt esimeses kvartalis oleme suutnud efektiivsusnäitajad ka korralikult ära täita. Nii, ma võtan nüüd küsimused, vaatame, kas on küsimusi laekunud ja küsimusi on mõned laekunud ja hakkan pihta siit. Klientide aktiveerimine on olnud teie jaoks pikalt väljakutse, kuidas te sellega praegu läheb? Ja ma annan siin sõna Margusele. Ja ma arvan, et Paavo vastas sellele juba oma jutu sees ära, et see on tõsiselt meil on väljakutse, aga selgelt on märgid paremuse poole ja nagu Paavo ka rääkis, et meie see nüüd viimane sügisene kampaania, mille käigus me tegelikult siis loosisime nende klientide vahel, kes panka vahetasid raha välja, ehk mõnes mõttes ostsime endale kliente, see oli kindlasti tulemuslik. See kampaania ei olnud odav, aga circa 6000 klienti vahetas selle tulemusena panka, me saime 6000 arveldavat klienti juurde, et kokku meil neid arveldavaid kliente seal kuskil 102 000. Ja täna me näeme, et kui nad tegid selle panga vahetuse aasta lõpus, siis nüüd esimesed kuud meie nõudmiseni hoiused on selgelt märgatavalt kasvanud nende klientide rahade võrra. Et me selliseid kampaaniaid tõenäoliselt kavatseme ka jätkata, et selle kampaania puhul on nüüd ära mõõdetud tõesti see, et oli kampaania, oli hinnasilt, aga oli ka tulemus. Et vastus küsimusele, et jah, jätkuvalt teema, aga hea meel on, et me nüüd lihtsalt iga kord ei ütle teile see, et on teema ja on väljakutse, vaid ma loodan, et see jutt, mis ma rääkisin, ilmestab seda, et me tegelikult ka väga tõsiselt tegeleme sellega. Aitäh! Ja ütleks, et tegeleme tulemuslikult, et see oli ka näha, et viimase 12 kuu jooksul on klientide arv kasvanud mõnevõrra väiksemast tempos kui aktiivsete klientide. Ehk siis, et see aktiveerimine ka olemasolevate klientide hulgas on tegelikult olnud tulemuslik. Nii, ma võtan järgmise küsimuse. Kas näete portfelli ja kasvu jätkumist? Portfelli kasvude jätkumist kindlasti näeme. Me oleme kasvustrateegiga pank, nagu ma ütlesin, meil on olemas likviidsus, kapital, inimesed ja tooted selle jaoks, et me kindlasti oma ärimahtudes kasvame ja meie sihik on ikkagi kasvada kindlasti kiiremini kui turg, ehk siis suurendada turuosa ja kasumi kasvamisele ongi siin nii kaasa aitavaid kui ka vastutöötavaid mõjureid, aga eks meie juhtkonna ja kogu panga töötaskonna ülesanne ongi teha nii, et meie kasvuefekt oleks tugevam kui kõikvõimalikud muud efektid, sealhulgas intressikeskkonna mõjud, ka mingid loomulikud inflatsioonilised või muud kulu- ja kasvuefektid. Ehk siis, et tegelikult pikas plaanis kindlasti kasu peab kasvama hakkama, aga eks siin lähikvartalitel võib veel kindlasti tulla jõnkse nii ühes kui teises suunas.
Nii, kui suur osa laenuportfellist on praeguseks ümber hinnastatud esimese kvartali jooksul nähtud Euribori tasemetega? Meil tegelikult ju Euriboriga ümber hinnastub iga päev mõni laen või isegi mitmed laenud, eks ole. Et see ei ole nagu selline, et see toimuks nagu kord kvartalis või kord poole aasta jooksul. Et iga konkreetne laen küll 6 kuu Euribori puhul hinnastub ümber iga 6 kuu tagant. Aga kuna meil neid intressi fikseerimise kuupäevi on absoluutselt igasse kuupäeva sattunud, et siis tegelikult hinnastuvad nad ümber üsna sujuvalt. Nii et hästi lihtne on tegelikult isegi öelda niimoodi, et 3 kuu jooksul hinnastub meil umbes pool portfellist ümber, sest 6 kuu jooksul hinnastub ümber kogu portfell, eks ole. Et ega meil siin tugevat mingit sessoonset anomaaliat ei ole, et mõni kuu hinnastuks rohkem, mõni kuu vähem. Nüüd jämedalt võib öelda pool portfellist. Aga ta on hinnastunud siis ümber ka igaüks ise päevale, mitte nagu kõik kvartali alguse ega kvartali lõpu kuupäevaks. Nii, siis võtan järgmise. Missugune on Coop Panga väljavaade liisinguportfelli 2025. aastal? Nagu juttu oli, et me hakkame sealt pihta, et meie liisinguportfell koosneb väga suures osas autoliisingust. Me teeme üsna valitult seadmeid ja muud liisitavat kraami, ehk siis autoliising ja põhiliselt sõiduautod tegelikult isegi. Ja kui me teame, et automaks möödunud aasta 4. kvartalis tekitas kõva buumi, mida ka meie nautisime, ka meie portfell kasvas möödunud aasta 4. kvartalis kõvasti, siis selleks aastaks me oleme tegelikult planeerinudki, et aasta esimene pool vähemalt on üsna vaikne. Ja nagu ma ütlesin, ka me isegi nägime ette, et võib-olla portfell väheneb mõnevõrra. Portfell tegelikult vähenenud ei ole, nii et selles mõttes on meile alanud isegi hästi see aasta. Ja see võib-olla tuleneb sellest eripärast, et meie portfellis on üsna palju teise ringi autosid, mida me liisinguga finantseerime. Et selles esmamüügis või uute autode turul on ilmselt see langus olnud tugevam kui kasutatud autode turul. Et seal kasutatud autode turul me aktiivsust jätkuvalt näeme ja seetõttu siis ka meie liisinguportfell ei ole langenud või on püsinud, aga aasta kokkuvõttes me kindlasti tahame liisinguportfelli kasvatada. Nii, ja ongi vist viimane küsimus praegu vähemalt. Mis on ärilaenude kinnisvarasektorile antud laenude keskmine LTV portfellis? Mis on maksimaalne riskitase, mida olete valmis võtma? See on nüüd selline näitaja, milleks ma küll ei ole valmistunud, et mul ei ole kohe võtta, et mis see keskmine LTV on, aga see ärilaenude teema on üldiselt